Head Eestimaa inimesed, need viimased nädalad on olnud mulle tõeliselt silmi avavad. Peaminister Michal tunnistas otse Riigikogus enne valimisi, et tal on võimekus muuta valimisi nii, et mitte sobivad parteid ei saaks kunagi valituks. See tähendab, et meie demokraatia on vaid näiline. Valimised on tema käest tööriist, mitte rahva hääl. Ma näen ka, et viimasel ajal ka poliitilisele areenile on tulemas üha enam neid sõnumeid, mis õhutavad eeskätt allaandlikkust Venemaa suunal, käega löömist Ukraina suunal. Ütleme sellist, kuidas ma ütleks, võltsneutraalsust Venemaa suunal just eeskätt koos, plaan B. Sellised seltskonnad on meil ju, kui ma ei eksi, sellel nädala lõpul kohalikel valimistel lausa kandideerimas. Nii et küllap neid on, kes üritavad oma platvormile kandepinda saada, aga ma võin küll kinnitada, et mina teen kindlasti kõik, et Eesti riigis sellised jõud kunagi ei pääseks sellisele positsioonile, et Eesti põhiseaduslikku korda ohustada. Aitäh! Ja kui sellest veel ei piisa, siis meie suurim konservatiivne partei on otsustanud alustada sõda kõigi ja kõige vastu, olenemata kas oled liberaal või konservatiiv. Kui sa pole nende poolt, siis järelikult oled sa nende vastu. Ma tahan veel seda öelda, et vaadake, head kuulajad, poliitika on sõda ja poliitika on äärmiselt dünaamiline ja sõda on ka äärmiselt dünaamiline. Kui me nüüd võtame niimoodi sõjalisest vaatevinklist, siis mis kaotuse me oleme sisse võtnud? Me ei ole mingit kaotust sisse võtnud. Ja me kaotasime ühe positsiooni, väga olulise positsiooni, see on Tallinn. Siin võeti meie hääled lihtsalt ära, tõsteti parempoolsetele, tõsteti Isamaale, tõsteti võib-olla tõenäoliselt ka sotsidele ja väga lihtsa põhjusega. Süvariik ei tahtnud, et meie Keskerakonnaga koalitsiooni moodustamaksime ja võim läheks ära nendelt nii-öelda valgetelt jõududelt. No head süvariigi inimesed, lõikasite näppu, nii nagu te kogu aeg endale jalga oskate tulistada. Tulistasite ka seekord endale jalga. Nende valimiste ikkagi kõige suurepärasem moment oli see, et kõik need šarlatanid, kes ennast siin esitlesid mingisuguste nii-öelda viisakate või väärikate konservatiivdena, igasugused erklased ja plaan B-lased ja muud, plats puhastati ära. Aga Eesti rahvas ei ole kellegi tööriist. Eestlane seisab sirge seljaga, sõltumatu, vaba ja iseseisev. Sellepärast kutsun sind hea Eestimaa inimene liitu plaan B-ga. Seisame vastu riiklikule kui erakondlikule maffiale, kes ei koonda eestlasi, vaid seisab ainult enda huvide eest. Eesti tulevik on meie kätes. Ärgem laske neil seda meilt ära võtta. Liitu plaan B-ga ja loome uue ja inimsõbraliku tuleviku. Meil on Eestile plaan B.